Muuga sadam, ETS Logistika veotellimuste haldurite tiimijuht. Ma väidan, et Muuga hingeelu kõige paremini tundev kolleeg, Maria. On nii või? Ma tahaks loota. No, ma arvan, et faktiliselt sa ikkagi oled. Ole hea, räägi, milline näeb välja ühe merekonteineri lugu. Helistab meile klient, ütleb, et tere, ma tahaks saata kaupa Eestist Sydneysse, Austraaliasse. Kuidas see lugu peale hakkab? Aga hästi lühidalt, nii et vaataja saaks aru. Okei. Ehk siis tegelikult minu poolt kõige esimene asja on see, et me kogume kokku info, mis meil vaja läheb, broneerime konteineri mingile kindlale väljumisele, siis saadame meie enda veopartneri Eestis ja konteineri Muugale järgi, mille laevaliin on meile ära broneerinud. Võtame selle konteineri siit Muugalt, siit laaditakse tühi konteiner siis vastav peale autole. Konteiner läheb Muugalt välja kliendi juurde, konteineri laaditakse siis kaupa täis ja tegelikult toomegi siis sealt poolt jällegi tagasi, et sinna kohta, kus ta käib siin Muugal. Kaua see konteiner, nagu põhimõtteliselt need samad, mis meil siin selja taga on, kui kaua see laeva peab ootama? Kas see on niimoodi, et ta tuleb kohe autoga laeva peale või tegelikult ta peab ikkagi ootama seda väljumist? Kuidas see käib? Tegelikult niimoodi otse laevale ei saa minna, et üldjuhul on laevaliinidel ette nähtud aeg, mis aja jooksul peab konteiner olema toodud tagasi Muugale. Et see võib olla laevaliiniti erinev, et aga on sellised cut-off ajad ja tegelikult tuuakse nad ühte kindlasse kohta siin Muugal ja seal nad siis ootavad, kuniks kõikide konteinerite dokumendid on käes, ekspordideklaratsioonid, arved, kõik sellised, et tolliprotseduurid peavad olema korras, enne kui siis kõik need konteinerid laevale laaditakse, mis väljumus on. Kas laev läheb siit otse, ma teen ennem Austraalia näite, kas laev läheb siit otse Austraaliasse või mis selle konteineriga mereveo ajal toimub? Üldjuhul ikkagi otse nad ei lähe, et kuna meil Eestis väga palju eksporti ei ole, me oleme ikkagi üpris väikesed võrreldes muu maailmaga, et siis tegelikult toimuvad vahesadamates ka peatused ja ilmselt ka siis nende laevade vahetused, ehk siis konteinerid laaditakse vahesadamates ümber suurematele ookeanilaevadele. Millised vahesadamad? Rotterdam, Hamburg, näiteks Antwerp, et selles mõttes, et neid on päris mitu, aga need on niisugused põhilised. Okei. Ühesõnaga, siit võetakse tühi konteiner, viiakse kliendi juurde, tullakse siia tagasi, tehakse dokumenti korda ja siit ta lähebki laeva peale. Siit ta lähebki laeva peale ja üks hetk jõuab ka siis sihtkohta. Aga aitäh sulle meeldiva ülevaate eest. Nüüd me saime targemaks. Aitäh! Ja.